täna puhkusel on. Nii, salvestus käib. Palun, Katrin, annan sõna sulle üle. Aitäh! Ma loodan, et mind on ilusti kuulda ja jagan kohe ka oma slaide. Nii, kas on slaidid ka näha? Jaa, hästi on näha. Nii, väga hea. Siis ma hakkan tasapisi pihta ja kes veel liitub, saab siis jooksvalt liituda. Mina olen siis Katrin Koppel, Kliimaministeeriumi olmejäätmete valdkonna juht ja täna tahan teile tutvustada jäätmeveo teenustasu juhendit, mis siis peaasjalikult keskendub sellele uuele korraldatud jäätmevesüsteemile, mis on alternatiivne korraldatud jäätmevedu. Selle juhendi me saatsime ka kõikidele kohalikele omavalitsustele märtsi keskpaigas ülevaatamiseks, kommenteerimiseks, nii et tegelikult see peaks teil ka olema kuskil meiliboksis olemas. Hetkel ta veel veebis üleval ei ole, et juhuks, kui nüüd tänaselt infotunnilt veel tuleb mingisuguseid küsimusi, mille puhul me leiame, et võiks juhendit täiendada. Aga paneme ta üsna pea siis ka veebi üles, et saate sealt vaadata. Nii, aga ma hakkan siis oma slaididega edasi liikuma. Kõigepealt mõistetest, et me räägime korraldatud jäätmeveost ja jäätmeveo teenustasust. Nüüd sõltuvalt sellest, millist korraldatud jäätmeveosüsteemi kohalik omavalitsus rakendab, on ka jäätmeveo teenustasu erinev. Kõigepealt korraldatud jäätmevedu ise tähendab siis olmejäätmete kogumist ja vedamist määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta. Rõhutan siin slaidil, et ta on kogumine ja vedamine, ta ei ole käitlemine, ta ei ole mingid muud toimingud seal juures, mis ei ole korraldatud jäätmeveoga seotud. Ja nüüd, kui kohalik omavalitsus rakendab seda tavapärast traditsioonilist korraldatud jäätmevedu ja teeb selleks kontsessiooni hanke, siis sellisel juhul jäätmeveo teenustasu sisaldab jäätmete käitluskulu ja jäätmete veokulu. Kui aga kohalik omavalitsus rakendab alternatiivset korraldatud jäätmevedu, siis see alternatiivse korraldatud jäätmeveo teenustasu sisaldab lisaks käitluskulule ja veokulule veel kolmandat komponenti ja see on kohaliku omavalitsuse jäätmehooldustasu. Nii, ja seda jäätmehooldustasu saab kohalik omavalitsus koguda ainult sellisel juhul, kui ta rakendab siis seda alternatiivset süsteemi. Miks? Meile on ka küsitud, et kas saab jäätmeveo teenustasule ka kontsessioonihanke puhul lisada muid kulusid ja koguda seda tasu siis kohalikule omavalitsusele, aga vastus on, et ei saa. Selleks tuleb kindlasti see alternatiivne korraldatud jäätmevedu rakendada ja põhjus on selles, et kui kohalik omavalitsus kogub jäätmehoolduskulud katteks jäätmevaldajatelt nüüd mingisugust raha, siis see peab olema läbipaistev ja väga selge, mis tingimustel, mille jaoks, kellelt ja kui palju seda kogutakse. Ja alternatiivne korraldatud jäätmevedu seisnebki selles, et see reeglite pakett on nii-öelda kokku pandud ja sellest ma suuresti täna ka räägin. Ehk siis, kui kohalik omavalitsus rakendab siis kontsessioonihanget, tavapärast korraldatud jäätmevedu, siis tal ei ole õigus muid jäätmehoolduskulusid selle teenustasuga katta. Siia alla kuuluvad ka jäätmejaamad, et päris mitmed kohalikud omavalitsused on seni oma jäätmejaama haldamise siis seadnud osaks korraldatud jäätmeveo hankest, aga nagu ma eelmisel slaidil välja tõin, siis jäätmejaama haldamine ei ole osa korraldatud jäätmeveost, vaid on jäätmete kogumine ja vedu. Nüüd siin joonisel ma siis toon ära selle, et millest sellisel juhul selle traditsioonilise korraldatud jäätmeveo puhul jäätmeveo teenustasu koosneb, mis on need kulukomponendid. Need on siis jäätmete käitlus, jäätmete transport, arveldamine ja klienditeenindus, mis kontsessiooni puhul on siis otseselt selle teenusega seotud ja muud veoteenusega otseselt seotud siis lisateenused,
vastavalt sellele, kuidas kohalik omavalitsus on siis otsustanud, et mis need otseselt seotud lisateenused on. Nendest kulukomponentidest siis koosnebki see teenustasu ja seda tasub siis jäätmevaldaja otse jäätmevedajale, et kohalik omavalitsus seal vahel seda raha kuidagimoodi ei vahenda. Ja ainus koht, kus siis kohalik omavalitsus on vahendajaks, on siis see, kus taaskasutusorganisatsioonid nüüd edaspidi hakkavad hüvitama pakendijäätmete veokulu. Et nagu me oleme varem rääkinud, siis kohalik omavalitsus, kui ta nüüd hakkab uut jäätmeperioodi ette valmistama, siis ta teeb eraldi hanke pakendijäätmete vedaja leidmiseks, sõlmib eraldi hankelepingu selleks ja pakendite veokulust siis inimene ise tasub 50 senti konteineri tühjenduskorra kohta ja ülejäänud veokulu tasuvad taaskasutusorganisatsioonid. Ja nad tasuvad seda kohaliku omavalitsuse kaudu ja see on siis ainus raha, mis traditsioonilise korraldatud jäätmeveo puhul liigub läbi kohaliku omavalitsuse. Pakendijäätmete veokulu puhul on ka oluline välja tuua see, et seda ei ristsubsideerita. Inimene maksab igal juhul 50 senti, olenemata sellest, kas on tegemist siis kotiteenusega, konteineriteenusega, olenemata sellest, kui suur see konteiner on, kas on siis plast- ja metallpakendiga tegu, paberi ja kartongiga või klaaspakendiga. Et iga konteineri tühjenduskord on 50 eurosenti. Ja siin joonisel ma tõin välja selle, et mis on siis need kulud, mis moodustavad pakendijäätmete veo teenuse kulu ja mis kulud kannavad taaskasutusorganisatsioonid ise otse ja mis kulud kannavad jäätmevaldajad ise otse. Et oluline on siis mõista, et vaheladustuskulu pakendijäätmete puhul ja käitluskulu kannavad taaskasutusorganisatsioonid ise otse teenusepakkujale, vastavale teenusepakkujale, kelle nad on siis ise leidnud. Et seal kuidagi kohalik omavalitsus ei määra seda, et kuidas toimub käitlemine ja kus toimub vaheladustamine. Et vaheladustamise puhul on siis ainult see olukord, kui taaskasutusorganisatsioonid ise kokkuleppele ei jõua, et siis peab kohalik omavalitsus sekkuma. Ja jäätmevaldaja tasub ise siis otse vabatahtlikud lisateenused. Selleks võib olla näiteks konteineri rentimine pakendijäätmete vedajalt või siis pakendikottide, siis kui on soovitud, et pakendivedaja varustaks siis jäätmevaldajad ka pakendikottidega, et see on siis vabatahtlik lisateenus ja selle eest tasub siis jäätmevaldaja ise. Nii. Ja nüüd, kui siis kohalik omavalitsus hakkab rakendama alternatiivset korraldatud jäätmevedu, siis tuleb alustada sellest, et kehtestatakse reeglid selles kohalikus omavalitsuses ehk volikogu määrus nimega jäätmeveo teenustasu suuruse määramise ja selle tasumise kord. Selles määruses tuleb siis igal omavalitsusel ära määrata, millal tasu hakkab kehtima, millises piirkonnas, millises veopiirkonnas või millise kohaliku omavalitsuse territooriumil see hakkab kehtima, milleks seda tasu kogutakse. Seal siis tuleks viidata nendele jäätmeseaduses toodud punktidele, kus on öeldud, et milleks jäätmehooldustasu üldse võib koguda. Siis kui suur on see kohaliku omavalitsuse jäätmehooldustasu määr, ehk siis see protsent, kellel on kohustus tasu maksta, kas tasu kogutakse ka korraldatud jäätmevest vabastatud jäätmevaldajatelt ja mis on nende tasumäär esimesel aastal, kuidas tasu kogumine korraldatakse, et kes on see, kes esitab arve jäätmevaldajatele ja kellele see raha hakkab laekuma. Ja nii kellelgi on mikrofon sisse jäänud, jah, aitäh. Ja siis tuleb sellest tasust ka ette näha selline arveldamisega
kaasnevad olukorrad, näiteks kui keegi on maksnud mingil põhjusel ettemaksu või teenustasude summad muutuvad, et kuidas toimub tasaarveldamine, kui keegi on jäänud võlgu, et kuidas arvestatakse viiviseid, et ka sellised siis tingimused nähakse selles määruses ette. Nii. Järgmine samm on siis veo ja käitluse hangete läbiviimine ja nendest hangetest saadakse alternatiivse korraldatud jäätmeveo teenustasu siis käitluse ja veokulu osade maksumus. Ehk siis käitlusteenuse maksumuse siis leidmiseks sõlmitakse segaolmejäätmete käitlusteenuse leping, biojäätmete käitlusteenuse leping ja ülejäänud korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete käitlusteenuse leping. Näiteks kohustuslik ei ole siis muid jäätmeid korraldatud jäätmeveoga hõlmata, lisaks muidugi pakendijäätmetele, aga paljudes omavalitsustes on näiteks ka suurjäätmed korraldatud jäätmeveo osa. Seega siis saadakse teada, kui palju maksab suurjäätmete käitlusteenus. Kõikidele nendele jäätmeliikidele tehakse ka veoteenuse hange ja saadakse siis veoteenuse maksumus. Hankes võib, see jääb muidugi kohaliku omavalitsuse otsustada, kas ta määrab selle tasu suuruse ise või ta laseb seda hankes pakkuda, aga ka kõrgem tasu valesti liigitatud jäätmete eest. Et ka see siis selgub hankelepingu sõlmimise tulemusena. Ja pakendijäätmete veokulu, kuigi kohalik omavalitsus ka siis hangib, eks ole, pakendijäätmete vedaja, siis see veokulu ei tule otseselt hankest, see, mida jäätmevaldaja hakkab maksma, vaid see on fikseeritud pakendiseaduses. Ja nende siis sisendite alusel saab omavalitsus teada, mis on veo- ja käitlusteenuse siis tasu osa. Ja nagu ma ütlesin, siis pakendijäätmete käitlusteenust omavalitsus ise ei hangi kindlasti, et need antakse üle taaskasutusorganisatsioonidele. Nii. Ja järgmine. Ja kas kellelgi oli küsimus? Ei olnud, siis ma liigun edasi. Järgmine, see kolmas kulukomponent alternatiivse korraldatud jäätmeveo teenustasust ongi siis see kohaliku omavalitsuse jäätmehooldustasu. Ja selle osas on siis kindlad reeglid jäätmeseaduses. Kõigepealt see tasu, kui kohalik omavalitsus seda küsib, peab olema põhjendatud vastavuses teenuse osutamise kuludega ja peab lähtuma kulutõhususest. Ehk siis kohalik omavalitsus peab teadma, mille jaoks ta seda tasu elanikelt kogub. See tasu ei tohi olla ülemäära suur, vaid ta peab olema siis vastavuses sellega, mida see teenus, mida tahetakse teha, tegelikult maksab. Ja ka seal, kui omavalitsus siis valib seda teenust turult, siis ei tohi see olla ülemäära kallis või kulukas või priiskav, et ta peab ikkagi olema kulutõhus. Et elanikelt jäätmevaldajatelt kogutud raha tuleb siis kasutada mõistlikult otstarbekohaselt. Seda saab kasutada ainult omavalitsuse jäätmehooldustkulude katteks ja seda ei tohi kanda siis muudesse valdkondadesse kohalikes omavalitsustes. Ja seaduses on siis toodud ka nõue, et see peab olema proportsionaalne veo- ja käitluse tasuga. Inimesel peab olema võimalik aru saada, millest tema jäätmeveo teenustasu koosneb. Et selleks siis kohalik omavalitsus lisaks sellele, et ta hinnakirja avaldab oma veebilehel, oleks hea ja vaidlusi ennetav, kui avaldatakse ka muud asjaolud, milleks tasu kogutakse ja nii edasi. Et inimene saaks aru, mille eest ta tegelikult maksab. Ja tõin siia slaidile ka mõned näited selle kohta, et
milleks siis kohaliku omavalitsuse jäätmehooldustasu võib vajada. Need on need omavalitsuse tavapärased jäätmemajanduse korraldamise tegevused, mida enamik omavalitsusi vähemal või rohkemal määral nagunii täna teeb ja mille kulud siis kantakse siis omavalitsuse oma üldisest eelarvest ehk siis nii-öelda maksumaksja arvelt. Ja need on siis näiteks jäätmejaama haldamine, avalike pakendijäätmete kogumispunktide haldamine, ohtlike jäätmete kogumisringid, jäätmevaldajate registri majutusteenus, arveldamine jäätmevaldajatega. Siinkohal nüüd siis toon ka välja selle erisuse, et kui on kontsessioonihange, siis on arveldamine ja klienditeenindus osa jäätmeveoteenustasust, tähendab osa veokulust nii-öelda, kuna ta on sellega nagu lahutamatult seotud. Aga kui kohalik omavalitsus rakendab seda alternatiivset korraldatud jäätmevedu, siis arveldamine ja klienditeenindus ei ole osa veoteenusest, vaid nad on osa siis KOV-i jäätmehooldustasu komponendist. Lisaks siis tegevused, mille kulud saab katta jäätmehooldustasu arvelt, on näiteks igasugused teavituskampaaniad, erinevad uuringud, mida omavalitsus tahab läbi viia, võib-olla näiteks sortimisuuring, et teada saada, kuidas siis liigiti kogumine edeneb ja milles probleem on. Ka näiteks tööjõukulu, olgu see siis järelevalvespetsialist, kes tegeleb jäätmehoolduse järelevalvega või keskkonnaspetsialist selles osas, mil määral ta tegeleb jäätmemajandusega. Ja seaduses on see loetelu pikem ja see on avatud loetelu, et põhimõtteliselt on võimalik katta kõiki tegevusi, mis on jäätmehooldusega seotud, vajalikud jäätmehoolduse korraldamiseks või selle arendamiseks. Nii. Nüüd, kui suur siis saab olla kohaliku omavalitsuse jäätmehooldustasу, kui suur see tasumäär siis saab olla, et seaduses on täpselt paika pandud. Nagu ma ütlesin, see peab olema proportsionaalne, ehk siis ta on vähemalt 1 euro kuus, aga mitte rohkem kui 50% korraldatud jäätmeveoteenustasust. Et kui ma alguses tõin selle joonise, kus on ära toodud siis jäätmete käitluskulu ja jäätmete veokulu, panin sinna parema mõistmise huvides juurde tähed, et sisuliselt, kui see alternatiivse korraldatud jäätmeveoteenustasu koosneb 3 komponendist A plus B plus C, siis see C komponent, KOV-i jäätmehooldustasu, ei tohi olla suurem kui A plus B. Et see 50% reegel tähendab seda. Ta võib olla võrdne, sellega ta võib olla väiksem, aga ta ei tohi olla suurem kui A plus B. Ja siis miinimum on 1 euro kalendrikuus, mida küsitakse siis kõigilt nendelt, kes on tasumaksjad. See miinimum on paika pandud selleks, et ei tekiks olukorda, et küsitakse väga väikest tasu ja selle tasu küsimiseks tehtavad kulutused võiksid sellisel juhul kujuneda suuremaks, kui see saadav üldse summa, mis kokku kogutakse. Ja erandiks on siis selle miinimumtasu puhul see, et mul on pärast ka mõned slaidid selle kohta, et kui tasu kogutakse ka vabastatud jäätmevaldajatelt ja kui tasu kogutakse siis nendes omavalitsustes, kus korraldatud jäätmevedu ei korraldata. Nii, aga nüüd kohaliku omavalitsuse siis alternatiivse korraldatud jäätmeveo teenustasu hinnakiri, selle kehtestab siis kas volikogu ise või tõenäolisemalt ta volitab seda tegema linna- või vallavalitsust või siis mõnda ametiasutust selles linnas või vallas. Hinnakirja kehtestamist ei saa delegeerida ühelegi teisele osapoolele, näiteks koostööorganisatsioonile, küll aga see koostööorganisatsioon võib teha siis ära kogu selle eeltöö
ja põhjendatud ettepaneku hinnakirja kehtestamiseks. Ja iga kohalik omavalitsus kehtestab oma hinnakirja ise, ka siis, kui on tegemist koostööpiirkonnaga. Ja sealjuures ei ole siis nõutud, et kui näiteks maakonnapõhine koostööorganisatsioon on ette valmistanud, viinud läbi hanket, ette valmistanud siis hinnakirja, siis ei ole nõuet, et kõikides nendes omavalitsustes peab olema jäätme- või teenustasu sama suur. Sellist hinnavõrdsuse nõuet ei ole, et ikkagi iga omavalitsus kehtestab oma hinna ise vastavalt oma vajadustele. Need vajadused jäätmehoolduse arendamiseks võivad olla omavalitsustes erinevad, et see tase on ju erinev. Nii. Ja selles hinnakirjas võib kasutada ristsubsideerimist, ehk siis see tähendab seda, et kohalik omavalitsus selles hinnakirjas kunstlikult suurendab näiteks segaolmejäätmete teenustasusid ja vähendab liigiti kogutavate jäätmete teenustasusid, näiteks biojäätmete, suurjäätmete, tekstiilijäätmete või muude jäätmete, mida korraldatud jäätmeveo raames veel kogutakse, aga nagu ma ütlesin, et ristsubsideerimist ei saa siis teha pakendijäätmete puhul. Samamoodi siis hinnakirjas nähakse ette, juhul kui omavalitsus seda soovib, kõrgem tasu valesti liigitatud jäätmete eest ja hinnakiri avaldatakse omavalitsuse veebilehel. Nüüd, kes on jäätme- või teenustasu maksja? Üldine reegel on see, et teenustasu maksab korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja. Olgu see siis eramaja, korteriühistu, mõni ettevõte või asutus. Kõik, kes on korraldatud jäätmeveoga liidetud, on automaatselt ka teenustasu maksjad. Volikogu võib nüüd otsustada, et ta kogub jäätme- või teenustasu seda jäätmehooldustasu osa ka nendelt jäätmevaldajatelt, kes on siis kas aastaringselt või perioodiliselt korraldatud jäätmeveost vabastatud. Selle põhjus on selles, et need jäätmevaldajad kaudselt kasutavad siiski kohaliku omavalitsuse poolt loodud ja pakutavat jäätmehoolduse teenust, olgu see siis jäätmejaam, olgu see registripidamine, järelevalve, teavitus ja nii edasi, prügistamise likvideerimine, et kohalik omavalitsus teeb kulusid, millest saavad kasu ka need jäätmevaldajad, kes on korraldatud jäätmeveost vabastatud ja seetõttu on õigustatud, et volikogu võib otsustada koguda jäätmehooldustasu ka nendelt vabastatud jäätmevaldajatelt. Ja siis on eraldi nõue toodud, et esimesel tasu kogumise aastal on see tasu suurus kuni 1 euro kalendrikuus ja järgnevatel aastatel peab siis omavalitsus vaatama, et kui palju oli eelmisel aastal korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldajate puhul see minimaalne see jäätmehooldustasu komponent, mida maksti, see minimaalne summa, see võib-olla oli 1 euro 5 senti. Et siis maksavad kõik jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajad järgmisel aastal 1 euro 5 senti. Et ei tohi tekkida olukorda, et jäätmeveost vabastatud jäätmevaldaja maksab kõrgemat jäätmehooldustasu kui korraldatud jäätmeveoga liitunud jäätmevaldaja. Et sellepärast on selline reegel seadusesse kirjutatud. Ja teenustasu maksjal on siis muidugi õigus ka jäätme- või teenustasu vaidlustada, kui ta leiab, et see on mingil põhjusel ei ole kohane, on ebaproportsionaalne või temale valesti rakendatud. Et siis kohalik omavalitsus peab olema valmis ka selleks, et pöördutakse siis vaidega tema poolde või siis halduskohtusse. Ja siinjuures ma mainiksin ära ka selle, et lepingute sõlmimine jäätmevaldajatega, teenustasu maksjatega ei ole iseenesest vajalik, et kõik
selle teenuse tingimused on kas jäätmeseaduses kirjas, kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse eeskirjas, selles tasukorras või siis omavalitsuse veebilehel. Ja muidugi kohalik omavalitsus, kui ta nüüd uue jäätmeperioodiga alustab, siis ta ka teavitab ja saadab infokirja jäätmevaldajatele, kus nendest olulistest tingimustest jäätmevaldajaid teavitatakse. Nii, teenustasu kogumine. Alternatiivse korraldatud jäätmeveo puhul korraldab kohalik omavalitsus ise teenustasu kogumise. See tähendab seda, et ta kogub seda tasu kas ise või ta volitab selleks siis kas koostööorganisatsiooni või siis mõne muu koostöövormi, mis on siis kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvis 62 ette nähtud. Või ta võib selleks volitada enda asutatud või oma valitseva mõju all oleva äriühingu, mittetulundusühingu või sihtasutuse. Ta ei saa alternatiivse korraldatud jäätmeveo puhul volitada teenustasu koguma jäätmevedajat. Teenustasu kogumise all on siis silmas peetud seda, et kellele see raha laekub. Et see raha ei saa laekuda jäätmevedajale. Küll aga võib jäätmevedajale anda ülesande, et tema esitab arveid jäätmevaldajatele. Sellisel juhul sellel arvel on ära toodud kohaliku omavalitsuse kontonumber ja see raha laekub ikkagi kohalikule omavalitsusele. Ja oluline on siinjuures see, et isegi kui kohalik omavalitsus on selle tasu kogumise, ehk siis see raha laekub kellelegi teisele, ta on delegeerinud selle näiteks koostööorganisatsioonile, siis ei kao ära kohaliku omavalitsuse vastutus selle eest, et tasu kogutakse korrektselt ja eesmärgipäraselt. Ehk siis omavalitsus peab saama pidevalt või regulaarselt siis finants- ja tegevusaruandeid sellelt koostööorganisatsioonilt selle kohta, et kuidas siis selle tasuga toimetatakse. Nii, nüüd arve. Alternatiivse korraldatud jäätmeveo puhul peab siis jäätmevaldajale esitataval arvel ära tooma erinevad kuluread. Kõigepealt see, et kui suur osa sellest arvest on jäätmehooldustasu, see, mis läheb siis kohaliku omavalitsuse jäätmehoolduse korraldamiseks, kui suur on veoteenuse tasu, sealhulgas eraldi, kui palju tasutakse pakendijäätmete eest, see on siis see 50 senti, mis siis korrutatakse sellega nende tühjenduskordadega, eks ju. Siis käitlusteenuse tasu ja eraldi lisateenused, kui jäätmevaldaja neid kasutab. Ja selle arve võib esitada üks kord kuus, kord kvartalis või kord aastas. Näiteks võib võimaldada selleks, et inimestel oleks mugavam kasutada sellist paketipõhist siis teenuse nagu kokkuleppimist, et inimene valib välja, milliste konteineritega, millise veosagedusega, milliseid jäätmeliike ta üle annab. Ta teeb selle valiku terveks järgnevaks aastaks, ta tasub oma arve ära ja ta ei pea rohkem nagu selle pärast muretsema, et ta peaks iga aasta või iga kuu nüüd arveid tasuma. Ja arvete puhul on siis oluline ka see, et kui on tegemist korteriühistuga, siis ühistu liikmetele tuleb samamoodi arve esitada niimoodi, et need kuluread on eraldi välja toodud. Et seda võib siis korteriühistu teha ise, aga igal juhul siis tuleb tagada, et need kuluread oleksid välja toodud. Ja nende kuluridade väljatoomise mõte on siis see, et inimesed näeksid, kui palju nad mingi teenuse eest maksavad ja et nad saaksid siis soovi korral vähendada oma jäätmekulusid sellega, et need koguvad rohkem jäätmeid liigiti. Nii. Ja nüüd jäätmehooldustasu kasutamine, et kui kohalik omavalitsus siis on jäätmehooldustasu kogunud, siis nagu ma ütlesin, seda võib kasutada ainult jäätmehoolduse korraldamiseks ja arendamiseks ja teistesse valdkondadesse seda üle kanda ei või.
ja seda siis saab kontrollida volikogu revisjonikomisjon, et kuidas selle tasu siis kasutamine toimub ja kas see on nõuetekohane. Ja omavalitsusel on lisaks siis ülesanne esitada igal aastal, kui nüüd näiteks 2027. aastal hakatakse esimest aastat tasu koguma, siis 2028. aasta esimeses kvartalis on kohustus esitada siis ülevaade omavalitsuse veebilehel selle kohta, et kui palju tasu laekus ja kuidas seda tasu kasutati nende kulukomponentide kaupa, mis on jäätmeseaduses toodud. Ja need peaksid siis olema numbrilised andmed soovitavalt nii summadena kui ka protsentidena. Ja selle mõte on siis see jällegi, et tasu kogumine ja kasutamine oleks võimalikult läbipaistev ja kellelgi ei tekiks soovi või vajadust seda tasu kogumist vaidlustada. Nii. Ja nüüd, nagu ma korraks eelnevalt juba mainisin, siis on selle tasu kogumisega erandlik olukord nendes omavalitsustes, kus korraldatud jäätmeveo korraldamise kohustus puudub. Et selliseid omavalitsusi on meil 3. Need on Kihnu, Ruhnu ja Vormsi vallad. Seal on siis alla 1500 elaniku ja seetõttu ei ole kohustust korraldatud jäätmevedu korraldada. Aga jäätmeseadus nüüd siiski näeb neile ette võimaluse jäätmehooldustasu kogumiseks. Ja üldiselt kehtivad seal samasugused reeglid nagu teiste omavalitsuste puhul, aga tasu on siis, ei ole proportsionaalne nende üleantud jäätmete veo ja käitluse kuluga, vaid see on fikseeritud summa. Ja need omavalitsused saavad siis tasu selle summa määramisel võtta arvesse seda kinnisasja liiki, selle pindala ja kasutusotstarvet siis selles omavalitsuses. Ja esimesel aastal on tasu suurus kuni 1 euro kuus ja edaspidi minimaalselt 1 euro kuus ja edaspidi ja järgnevatel aastatel siis maksimaalselt siis selles omavalitsuses selle omavalitsuse poolt üle antud olmejäätmete hind jagatuna siis kõigi jäätmevaldajate arvuga. Et seal on siis see maksimumpiir, kui suur see tasu saab olla. Nii. Ja nüüd siis kokkuvõtvalt eelmise jutu kohta, et kui kohalik omavalitsus hakkab alternatiivselt korraldatud jäätmevedu rakendama, siis kõigepealt on vaja kehtestada volikogu määrus, kus määratakse ära jäätmehooldustasu protsent, määr ja muud tasuga seotud tingimused. Seejärel viiakse läbi käitlus- ja veoteenuse hanked, sõlmitakse hankelepingud, saadakse käitlusteenuste maksumused, veoteenuste maksumused ja seejärel linna või vallavalitsus saab oma korraldusega kehtestada hinnakirja. Nii. Aga nüüd räägin veel mõnedest teemadest, mis kehtivad nii traditsioonilise korraldatud jäätmeveo puhul kui ka alternatiivse korraldatud jäätmeveo puhul. Kõigepealt siis lisateenused. Lisateenused tõin siin ära mõned näited kehtivatest hinnakirjadest, näiteks jäätmemahuti rentimine, luku avamine, olgu see siis värav, prügimaja, konteiner ise või tõkkepuu avamine, sulgemine, konteineri käsitransport, tagurdamistasu, voodretuskoti paigaldamine ja nii edasi. Et neid teenuseid on veel terve rida. Ja need on siis hinnakirjadel ära toodud, saab igaüks siis ise ka vaadata ka teiste piirkondade siis võimalikke lisateenuseid. Ja nüüd seaduse muudatusest tulenevalt on siis pakendiseaduses ette nähtud, et kohalik omavalitsus peab siis võimaldama pakendite tekkekohalt kogumise lisateenust nendes piirkondades, kus see ei ole kohustuslik. Ehk siis, kui kohalik omavalitsus on hajaasustusega piirkond kohalikus omavalitsuses, kus seadusest tulenevalt ei ole kohustust korraldada pakendijäätmete kogumist tekkekohalt,
siis tuleb pakendiveo hankes ikkagi ette näha võimalus, et inimene, kes soovib, saab pakendijäätmeid tekkekohalt üle anda, aga sellisel juhul see on igal juhul vabatahtlik lisateenus ja inimene maksab selle lisateenuse kulu ise kinni, et selle teenuse kulu taaskasutusorganisatsioonid ei hüvita. Ja nüüd arvestades kõiki neid võimalikke lisateenuseid, mida pakutakse, mida jäätmevaldajad kasutavad, siis kohalik omavalitsus peab otsustama, millised on need jäätmeveoga otseselt seotud lisateenused, mis peavad edaspidi olema siis osa teenustasust ja mille eest jäätmevedaja eraldi lisatasu küsida ei või. Et need arvestatakse siis veoteenuse hinna sisse. Nii nagu näiteks on, nagu ma juba ütlesin, kontsessioonihanke puhul arve esitamine ja klienditeenindus on automaatselt otseselt seotud kontsessiooniteenusega ja selle eest siis lisatasu ei küsita. Ta on hinna sees. Kohaliku omavalitsus saab siin ise otsustada, kas näiteks biojäätmete konteineri vooderduskott, selle paigaldamine võiks olla siis selline teenus, mida enamik jäätmevaldajaid nagunii kasutab ja mis peaks olema hinna sees. Või näiteks, kui teie veopiirkonnas enamik inimesi kasutab näiteks lukustatud konteinerit või mingisugust muud, mingi luku avamine on vajalik. Või on piirkond, kus on käsitransporti väga palju, et seda te saate ise kaalutleda, milliseid teenuseid enamik jäätmevaldajaid kasutab ja mis võiks olla siis selle veoteenuse hinna sees. Ja kõik need ülejäänud lisateenused, mida te ei arva siis otseselt seotud teenusteks, neid pakub jäätmevedaja siis lisatasu eest. Ja lisateenuste puhul on mõistlik kaaluda ka seda, et kas neid lubatakse ristsubsideerida siis veoteenuse hindadega või mitte. Et ühesõnaga oluline on see, et kui mingisugust teenust kasutatakse väga vähe, et selle kulu siis ei kandu nendele inimestele, kes seda teenust siis enamikele inimestele, kes seda teenust ei kasuta. Ja muidugi lisateenuste hinnastamisel on oluline ka see, et kohalik omavalitsus hankelepingus ikkagi võiks ette näha selle, kas hinnapiirid kuidagi siduda selle muude teenuste hindadega, seada mingisugused maksimummäärad või siis neid teenuseid ka hinnata, sest vastasel juhul, kui ta hanke pakkumisi hindab, vastasel juhul võib tekkida see olukord, et kohalik omavalitsus peab mingi lisateenuse, vabatahtliku lisateenuse pakkumist vajalikuks selles omavalitsuses. On teada, et selle teenusel on soovijaid, aga ta kuidagimoodi seda teenust ei reguleeri selle maksumust. Siis võib juhtuda, et jäätmevedaja, kes võib-olla ei soovi seda teenust pakkuda, paneb sellele lihtsalt väga-väga kõrge hinna ja tulemus on see, et inimesed tegelikult ei saa seda teenust kasutada, sellepärast, et see hind on nagu ebaproportsionaalselt kõrge. Ja selle kohta on tegelikult ka Konkurentsiamet andnud hinnangu, et jäätmevedaja ei tohi oma turgu valitsevat seisundit kuritarvitada ja lisateenuste hinnad ei tohi olla siis ebaproportsionaalselt kõrged, vaid nad peavad ikkagi vastama siis teenuse osutamise tegelikule kulule. Et lisateenuste puhul on siis mõistlik neid asju meeles pidada ja selles juhendis on sellest ka täpsemalt ja ka viide Konkurentsiameti siis soovitustele. Et oluline on see, et ei tekiks olukorda, kus on mingid lisateenused, mida inimesed on sunnitud kasutama, aga nende hind on ülemäära kõrge. Et sellest siis, seda on siis võimalik
hanke dokumentide koostamisel ennetada. Nii, ja nüüd teenustasude muutmine, mis on täna ka päevakohane teema enamikele omavalitsustele. Kõigepealt üldisemalt hanke tingimustes, käitluse ja veohanke tingimustes tuleks kõigepealt selgelt ära sõnastada, kui te nüüd uusi hankeid hakkate korraldama, et mis on need tingimused, mille puhul võib teenustasude muutmine tulla kõne alla. Et see on siis nii veohanke puhul kui ka käitluse hanke puhul. Ja kui siis ei ole ära toodud neid tingimusi, mille puhul võib siis teenusepakkuja tulla teie poole taotlusega, et teenustasusid muuta, siis kõik need muud asjaolud peab ettevõtte siis arvesse võtma oma äririskina ja ta arvestab sellega, kui ta teeb siis pakkumuse. Mida ebatäpsem on hankedokument selle koha pealt, mida ebatäpsemalt on hankemaht kirjeldatud, seda suurem on tõenäosus, et pakkuja näeb hindades ette suurema puhvri igaks juhuks. Et selles mõttes tasub väga selgelt ära kirjeldada, et milliste tingimuste puhul on võimalik tulla siis KOV-i poole teenustasusid muutma. Selleks, et kohalik omavalitsus saaks nüüd hinnata, kas see, kui tullakse taotlema hinnamuutust, kas see on asjakohane, õigustatud, põhjendatud, siis võiks juba pakkumuses küsida teenuse kulukomponente. Et see oleks, kulude kalkulatsioon oleks ära toodud, mis on näiteks transpordi, kütuse kulu osa teenuse maksumusest, mis on tööjõukulu osa, mis on ettevõtte kasumi osa, et kui siis on vaja mingisuguseid hinnamuudatusi hiljem teha, et siis oleks omavalitsusel midagi, millele tugineda ja hinnata, et kas see, mida taotletakse, on tõesti põhjendatud. Sealjuures tasub ette näha ka see, et võib tekkida olukord, kus teenustasusid alandatakse. Et ka kohalik omavalitsus võib ise pöörduda jäätmevedaja poole ettepanekuga siis teenustasusid alandada, kuna mingisugused hinnakomponendid on, nende maksumus on siis vähenenud. Ja ühe võimalusena selleks, et see puhver pakkumuses nendes hindades ei oleks liiga suur, võib ette näha ka indekseerimise, teenustasude indekseerimise. See tähendab seda, et näiteks tarbijahinnaindeksi põhjal igal aastal kindlal ajal teenustasusid muudetakse vastavalt sellele, kuidas siis tarbijahinnaindeks on tõusnud. See on üks võimalus, mitmete teenuste puhul seda tehakse, et võib ka seda kaaluda. Ja oluline on see, et kui teenustasusid muudetakse, siis seda tuleb teha kooskõlas riigihangete seadusega, paragrahviga 123. Ja nüüd täpsemalt siis sellest tänasest olukorrast, et kindlasti paljude omavalitsuste poole juba jäätmevedajad on pöördunud, mõnel juhul ka jäätmekäitlejad, kellel on käitlejaga otse leping sõlmitud, et kehtivaid teenustasusid muuta seoses sellega, et 1. juulist sellel aastal tõuseb siis ladestustasu ja hakkab kehtima põletustasu. Kõigepealt, mis need tasud täpsemalt on, mis on nende tasude määrad? Kui jäätmed ladestatakse prügilasse, siis tavajäätmete ladestustasu tõuseb 60 € võrra tonni kohta. Kui jäätmed suunatakse põletusse, siis segaolmejäätmete põletustasu hakkab olema 1. juulist 60 € tonni kohta. Aga muude tavajäätmete, kaasa arvatud sortimisjääk ja välja arvatud puidujäätmed, nende põletustasu hakkab olema 40 € tonni kohta. Ehk siis nii ladestamise puhul kui ka segaolmejäätmete põletamise puhul on tasu kõrgem, ehk siis 60 €,
ja sortimisjäägi puhul on tasu 40 eurot tonni kohta. Nüüd, kui te selle taotluse saate, siis muidugi kõigepealt on vaja üle vaadata, kas teie jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud jäätmeveo hankeleping selle teenustasude muutmist võimaldab. Kas seal on mingisugune ajaline piirang ette nähtud, alates millest saab üldse tulla taotlema teenustasu muutmist? Kas hankelepingus on näiteks ette nähtud, et biojäätmete teenustasu peab olema 0 või siis mingisugune protsent segaolmejäätmete teenustasust, et need tingimused kindlasti esmalt üle vaadata. Siis kindlasti veenduda selles, et tasu, kui seda tõstetakse, hakkab kehtima 1. juulist ja mitte kindlasti varem, ehk siis jäätmevaldajad saavad esimesed muudetud tasudega arved augustis sellel aastal. Nüüd väga oluline on teada seda, et milline on nende jäätmeliikide mahukaal, mille osas teenustasu tõstmist taotletakse. Et mahukaalud on erinevad ja see suurus võib päris oluliselt mõjutada seda, et milliseks see teenustasu siis hinnakirjas kujuneb. Ja seda mahukaalu seda teab kõige paremini jäätmevedaja ise, kes konteinerid tühjendab ja annab üle siis jäätmekäitlejale siis kaalupõhiselt. Et oleks hea teada, mis on viimase aasta, kuna ka aasta lõikes võivad need mahukaalud olla erinevad, et mis on viimase aasta siis keskmine mahukaal selles konkreetses kohalikus omavalitsuses. Siis on vaja teada ka seda, et kuidas siis jäätmevedaja neid kokku kogutud jäätmeid käitleb. Kas ta suunab need ladestusse või ta suunab need põletusse. Näiteks, kui taotletakse teenustasude tõstmist suurjäätmete puhul, siis teatavasti liigiti kogutud jäätmeid ei tohi suunata otse ei prügilasse ladestamisele ega ka põletamisele. See tähendab seda, et nende suurjäätmete seast tõenäoliselt sorditakse eelnevalt välja siis puiduosa, sorditakse välja metalliosa ja muu ja loodetavasti võetakse sealt siis ka välja mingisugused esemed, mis sobivad korduskasutuseks ja see ülejäänud on sortimisjääk ja kui see nüüd suunatakse põletusse, siis sellele kehtib madalam põletustasu, hakkab kehtima. Ehk siis suurjäätmetest ei lähe kindlasti põletusse ega ladestusse 100% kokku kogutud jäätmetest. Ja oluline on ka vaadata seda, et kas teil on oma hankelepingus toodud nüüd selle käitluse kohta mingisugused nõuded, et mitmetel omavalitsustel on seatud tingimused hankelepingus, et näiteks vanapaberist või biojäätmetest 70 või 80% tuleb suunata ringlusesse. Ja tõenäoliselt te olete küsinud selle kohta siis ka kas kord kvartalis või kord aastas mingisuguseid aruandeid. Ja kui nüüd jäätmevedaja on teile teada andnud, et jah, 80% biojäätmetest läks ringlusesse, siis see on teile juba siis selge viide, et jäätmevedaja ei saa väita, et biojäätmed sisaldavad suuremas koguses võõrist, kui see järele jääb 20%. Et tasub vaadata ka need asjad üle ja biojäätmete võõrise puhul on võib-olla oluline ka see, et kas te olete pannud oma hankelepinguga jäätmevedajale kohustuse jäätmeid siis üleantavaid biojäätmeid kontrollida, kas ta on seda kohustust nõuete kohaselt täitnud, ehk siis, et kui biojäätmetes on võõrised, et kas siis need on seal vaatamata sellele, et jäätmevedaja on hoolsalt kontrollinud biojäätmete mahuti sisu
Ega ometi vedaja siis ei kasuta biojäätmetes tavalist voolderduskotti, kui hankes on nõutud, et ta kasutab seal biolagunevat voolderduskotti. Et ka need asjad kindlasti üle vaadata ja siis kaalutleda, et kas biojäätmete võõrise eest nüüd saastetasu tõstmine on ikkagi kõigile jäätmevaldajatele põhjendatud. Nüüd oluline on ka see, et millal see teie hange üldse välja kuulutati, et mul on selle kohta kohe siin ka järgmine slaid, kus ma räägin sellest täpsemalt, et kas see saastetasu tõusmine võis olla juba ette teada ja kas sellest pakkumises sellega sai juba arvestada või mitte. Aga on ka küsitud seda, et kas saastetasu pealt arvestatakse käibemaksu ja vastus on jah, et kui nüüd näiteks prügila tõstab oma teenustasu, oma vastuvõtutasu, siis ta liidab kokku sisendhinnad, kõik, mis tal siis nende mingi jäätmeliigi käitlemiseks seal on ja ta lisab sellele juurde käibemaksu, nii et sisuliselt jah. Ja nüüd saastetasude tõttu hindade muutmisel siis riigihangete seaduse paragrahv 123 puhul on siis asjakohased punktid 1, 2, 4 ja 7 ja küsisime selles osas ka nõu siis Rahandusministeeriumilt, et kas ja mis tingimustel oleks võimalik põhjendatud siis teenustasude tõstmine seoses saastetasude siis muutumisega. Ja jah, ühesõnaga vastus oli see, et see on seal 4 alust. Kõigepealt punkt 1 võimaldab saastetasude tõttu siis teenustasusid tõsta eeldusel, et ei muudeta hankelepingu üldist olemust ja see muudatuse väärtus ei ületa ei rahvusvahelist piirmäära ega 10% selle kontsessioonilepingu algsest maksumusest. Teine punkt on siis lepingu järgne muudatus sisuliselt, ehk siis, et leping on ette näinud, et teatud juhtudel võib teenustasusid muuta ja seal on siis ka välja toodud, peab olema siis välja toodud, et saastetasude muutumisel on võimalik teenustasusid muuta. Ehk siis need tingimused, millal teenustasusid saab muuta, on hankelepingus, hankelepingu projektis, kui hange välja kuulutati, selgelt, täpselt ja ühemõtteliselt juba ette nähtud. Siis punktis 4. Punkti 4 alusel on võimalik hankelepingut ja teenustasusid muuta juhul, kui siis avalduvad hankijale ettenägematud asjaolud. Ja nende ettenägematu asjaolude hulka kuulub ka saastetasude muutumine ja ettenägematuks saab teda lugeda siis enne seda kuupäeva, kui siis Vabariigi Valitsus esitas siis Riigikogule siis seaduseelnõu, millega neid tasusid asuti muutma. See kuupäev oli 19. mai 2025. Et kui nüüd teie hange on välja kuulutatud enne seda kuupäeva, siis põhimõtteliselt saab öelda, et teil ei olnud võimalik ette näha, et saastetasud muutuvad. Kui aga nüüd kuulutati välja pärast seda kuupäeva, siis oli teil see võimalus seda ette näha ja tegelikult ei pea siis teenustasude muutmist ütleme sellega nõustuma. Ja see 7. punkt on siis see, et muudatus on väheoluline, olenemata tema väärtusest, et ebaoluline muudatus. Nüüd kõikide nende punktide puhul ikkagi kohalik omavalitsus kaalutleb ja otsustab ise ja hindab ise, kas sellest lähtuvalt on siis alust teenustasusid muuta või mitte. Nii, aga kuna see on oluline teema paljudele omavalitsustele, siis ma praegult annaksin võimaluse
kellelgi arvamust avaldada, võib-olla küsimusi küsida nende saastetasude kohta, et minu poole on ka pöördunud mõned omavalitsused ja tegelikult ma arvan, et see infovahetus on teile endile ka väga kasulik. Et kas keegi soovib sõna võtta sellel teemal, et oleks väga teretulnud või küsida? Kui hetkel ei soovi, siis ma lähen oma viimase slaidi juurde, aga igal juhul julgustan sõna võtma. Nii. Nüüd minu viimane slaid on siis lihtsalt info jagamiseks. Kõigepealt siis KIK-i see toetusmeede, millega jagatakse kohalikule omavalitsustele jäätmete liigiti kogumise taristu toetust, on suletud. Toetuse maht on kaetud siis taotlustega, ehk siis on esitatud piisavalt taotlusi ja eeldusel, et need rahuldatakse, siis on see raha saanud otsa. Samamoodi on siis ka ringlussevõtu ja ressursitõhususe taotlusvoorud suletud või siis suletakse lähipäevadel. Ja KIK on siis palunud, et juhul, kui teil on soovi ikkagi mingiks asjaks, mingiks taristuks toetust saada, et siis te annaksite KIK-i projektikoordinaatorile teada, et siin Kerli Ots näiteks on selle taristumeetme koordinaator, et temale võib siis teada anda, et need kontaktid on KIK-i kodulehel kõik olemas. Siis avatud on praegult KIK-i keskkonnaprogrammi meede, kust on võimalik omavalitsustel taotleda toetust jäätmehoolduse arendamiseks. Ja see on siis toetusmeede, kus arvestatakse sellega, kui kohalikud omavalitsused teevad omavahel koostööd, et mida rohkem omavalitsusi, kui need on 3 vähemalt, et siis on võimalik saada suuremal määral toetust, ehk siis omaosaluse määr on väiksem. Ja see toetusmeede on siis avatud kuni 29. maini. Nüüd ministeeriumi poole pealt on meil selline pakume nagu oma tuge selles mõttes, et kui teil on vaja jäätmereformi elluviimiseks nõustamist või lihtsalt arutlemist nagu juhtkonna tasandil, olgu see siis valitsus või volikogu, et vajadusel siis saame kokku leppida ja näiteks korraldada kas või kohtumise, selgitada jäätmereformi, selgitada selle eeliseid, et kui te näete, et selline vajadus võiks olla ka teile keskkonnaspetsialistidele toeks, et siis saame seda võimalust pakkuda. Ja nüüd, kuna see saastetasude tõusu tõttu jäätmehindade muutumine on oluline teema, siis panime kokku ka ühe artikli ja saatsime meie siis kommunikatsiooni osakond saatis selle kohalike omavalitsuste kommunikatsiooni inimestele, ja palume seda artiklit siis ka levitada ja võimalusel oma siis linna või valla lehtedes avaldada. Selle artikli mõte on see, et inimene saab ise siis oma seda hinnatõusu vältida, ennetada sellega, et ta kogub jäätmeid liigiti. Et see hinnatõus ju on eelkõige siis segaolmejäätmete puhul ikkagi. Ja panin siia slaidile lingi, et kui me neid juhendeid siin järjest koostame jäätmereformi elluviimise kohta, siis need juhendid on kättesaadavad Keskkonnaameti veebilehel kohaliku omavalitsuse jäätmehooldus. Et võib-olla mõistlik panna see ka siia vestlusaknasse see link, et siis kõik leiavad need juhendid sealt üles. Nii, aga see on minu poolt nüüd kõik. Ma lõpetan jagamise ära. Ja vaatame, kas meil on keegi, kes sooviks sõna võtta, küsida midagi suuliselt. Tere, kas mind on kuulda?
Ja, on kuulda. Olen Setomaa vallavalitsusest, meil ei ole keskkonnaspetsialisti hetkel, aga tegelen nende ülesannetega jõudumööda. Ja mul on selline küsimus selle jäätmeveo teenustasude muutmise kohta. Et meie volikogu on jäätmehoolduse eeskirjas kirjutanud, et jäätmeveo hindasid võib muuta mitte sagedamini kui üks kord kalendriaastas kuni 5% hankelepingus kokku lepitud teenustasust. Peale 1 aasta möödumist hankelepingu sõlmimisest pärast lepingu sõlmimist esinevad objektiivsed asjaolud. Näiteks kütuse hinna muutus, mis mõjutavad märkimisväärselt jäätmete veo ja või käitluskulusid. Nüüd tuli see taotlus selliselt, et hinnatõus on olmejäätmetel 19% ja veol lagunevatel ja köögijäätmetel 28%. Kuidas, no meie see määrus ei kaitse ju inimesi selliselt, et nüüd on hoopis mingitel muudel asjaoludel see hinnatõus nii suur. Kõigepealt nüüd jah, ma kõike ei suutnud nüüd haarata, mis need tingimused seal olid, aga ühesõnaga ma saan aru, et esimese aasta jooksul ei tohi siis hinnatõusu, ei ole võimalik jäätmeteenustasusid muuta. No, kas oli nii? On ikka esimese aasta jooksul, meil näiteks 1. detsembrist alles algas see uus hankeleping kehtima, eks ju. Ja juba 4 kuud on siis see hind kehtinud ja me juba tõstame siin, ma ei tea, 19%. See olmejäätmevedu puudutab nagu ju neid tavakodanikke kõige rohkem. Ja, et nüüd ongi see küsimus siis, et kas nii teie hankijana kui ka siis jäätmevedaja pakkujana oli tegelikult teadlik sellest, et saastetasud hakkavad tõenäoliselt kehtima, eks ju, ehk siis, et kas hange kuulutati välja enne seda 19. maid või pärast seda? Ei, see on varasem. Meil on kontsessioonileping Võru maakonnas on mitme omavalitsusega kokku, aga see hakkas nagu kehtima erinevatel aegadel, kuna eelmised lepingud olid erinevad, eks. See on ikka varem tehtud asi, aga lihtsalt nagu, mina ütleks, et see hinnatõusu taotlus on vastuolus meie määrusega. No seda te saate jah ise kõige paremini hinnata. Muidugi võib ka minule saata need tingimused meili peale, siis ma saan täpsemalt järgi vaadata. Aga kindlasti te jah ise hindate seda, et kas, kui teil oli seal mingi protsent toodud, mille ulatuses üldse on lubatud, siis kindlasti pakkuja ka sellega pidi arvestama, et üle selle ei saa teenustasusid tõsta. Et teil ei ole ju põhjust ja õigust neid tingimusi ka nüüd tagantjärgi muuta, eks ju? Ei, no meil ei või nendest mitte kinni pidada. Jah, just. Et jah, ma siin praegult hetkel kohe niimoodi hoobilt täpsemalt ei oska öelda, aga võib mulle ka näiteks meili peale selle saata, et siis ma saan võib-olla detailsemalt vaadata, aga muidugi lõpliku otsuse teete teie ise. Ja, aitäh. Ma olen tähelepanu neile pööranud, ma ootan vastust. Et muidugi millega kohalik omavalitsus riskib, kui ta ei nõustu, eks ju, hindasid tõstma, on see, et see hankeleping öeldakse ülesse. Jäätmevedaja ütleb hankelepingu ülesse ja kohalik omavalitsus peab siis kiiresti hakkama tegema neid uusi hankeid. Et see ei ole nagu, ma kindlasti ei taha teid hirmutada ja ma kindlasti, meie soov on ilmselgelt, et üleminek, selle jäätmereformi elluviimine ja see üleminek uuele süsteemile oleks võimalikult kiire, mida varem, seda parem, aga lihtsalt, et te ise siis
nagu teate, et see võib lõppeda sellega, et jäätmevedaja ikkagi ütleb hankelepingu ülesse, seal võivad tekkida mingisugused vaidlused, et sellega ka siis ikkagi arvestada. Nii, kas keegi veel soovib oma arvamust avaldada, oma kogemusi jagada? Ja, palun, Taavi. Ja, tervist, Taavi Rebane Viimsi vallavalitsusest. Mul on küsimus selline, et meil on see praegune korraldatud jäätmehange on tehtud siis jäätmereformi eelsel ajal, pakendjäätmete vedu meil see sees ei ole. Ja nüüd me oleme siin kaalumas, kuna ka järjest siis taaskasutusorganisatsioonid muudavad selle kohtkogumise tasuliseks, kõigepealt EPR ja nüüd siis ka TVO. Me oleme kaalumas, et äkki peaks tegema siis paralleelselt selle eraldi pakendijäätmete korraldatud jäätmevahend pakendijäätmetele siis. Et mis on need aspektid, millele me peaksime nüüd tähelepanu pöörama, kui me soovime sellega edasi minna? Oleks väga tore, kui on võimalik teha see hange sinna kõrvale, pakendijäätmete veohange ja siis pakkuda pakendijäätmete tekkekohalt kogumise teenust inimestele. Aga nüüd peab vaatama seda, et kas see, kui te pakendijäätmete vedu hakkate korraldama eraldi, mil määral see muudab olemasolevat veolepingut. Et jällegi see paragrahv 123 riigihangete seaduses, et need muudatused ei tohi siis ületada neid lubatud piire, mis seal on toodud. Ja see muudatus võib olla siis see küsimuse koht võib siis olla see, et kui praegu veetakse vana paberit, praegune vedaja veab ka vana paberit, eks ju, siis kui teha nüüd eraldi pakendijäätmete veohange, siis vana paberi vedu läheb koos paber- ja kartonpakendiga üle sellele uuele vedajale. Et mil määral see siis muudab kehtivat hankelepingut. Et seda tuleb siis vaadata. Et ta kindlasti sellisel juhul muudab, eks ju, jah. Nii, ja Kadri, palun. Ja tere. Tahtsin küsida selle sortimisjäägi tasu kohta ikkagi, et kui täna ta on jäätmevedaja kõikides taotlustes esitanud selleks hinnaks 60 eurot tonn ja ma saan aru, et see peaks olema siis 40 eurot tonn, et kas mingitel juhtudel me peaksime aktsepteerima, et see on 60 eurot tonn või me peaksime selle üle ikkagi vaidlema, et ta ei tohi rakendada kõrgemat hinda? Kui nüüd jäätmevedaja taotleb seda hinnatõusu, siis mina soovitan kõik need asjad ise üle arutada ja juhul, kui te jõuate samade tulemusteni, mis nemad on jõudnud, et siis alles nagu hakata kaaluma seda hindade muutmist. Et sortimisjääk, kui need jäätmed lähevad ladestusse, siis kui jäätmevedaja toob teile, siis esitab tõendid selle kohta, et tõepoolest jäätmed, mis on kokku kogutud ja nendest ja välja sorditud mingid asjad, et nad suunavad need ladestusse. Et sellisel juhul sellele sortimisjäägile kehtib ka 60 eurot tonn. Aga kui nad lähevad põletusse, siis põletustasu sortimisjäägil on madalam ja see on 40 eurot tonn. Ja siin on ka chatis, ma vaatan, on küsitud, et mis asi see sortimisjääk siis on, et sortimisjääk on see, kui jäätmed on kokku kogutud ja sealt on siis kas käsitsi või liini peal midagi välja sorditud. Et sortimisjääk ei ole kunagi 100% kokku kogutud jäätmed, vaid on ikkagi olenevalt jäätmeliigist, kas siis rohkem või vähem väiksem kogus. Et ta on läbinud sortimistoimingu, mis kujul see sortimistoiming on toimunud, kui palju sealt on välja võetud, et seda ei ole seaduse tasandil reguleeritud. Et see on siis iga jäätmekäitleja saab seda ise otsustada vastavalt siis sellele, mis on võimalused jäätmete ringlusesse suunamiseks, mis on tema võimalused sortimiseks, mis on majanduslik olukord ja nii edasi, et iga käitleja seda ise otsustab. Aga jah, et liigiti kogutud jäätmed 100% kokku kogutud kogus ei saa kunagi minna ei põletusse ega ladestusse. Nii, ma loodan, et ma vastasin sinu küsimusele, et kui läheb ladestusse, siis võib olla ka sortimisjäägi tasu 60 eurot tonn.
Ehk et kui ta täna ütleb, et nad koha peal siin midagi ei sorteeri, näiteks suurjäätmete puhul ja viivad need meid välja Hiiumaalt lõppkäitlusele. Ehk ma peaksin siis teadma, mis nagu siis saab nendest jäätmetest Hiiumaalt, kui nad on viidud Hiiumaalt välja. Just, et kui palju nad sealt välja sordivad ja kui suur on see sortimisjääk. Kui nad ei taha neid vastuseid hästi anda, ütlevad, et koha peal sortimist ei toimu, viiakse välja lõppkäitlusele. Koha peal ei peagi ju toimuma, et no, kui nad ei taha seda infot anda, siis teil ei ole ju ka põhjust umbropsu teenustasusid tõsta, eks ju. Et teil on ikkagi vaja selgeid tõendeid selle kohta, et tõepoolest see tasu tõuseb, et see kulu tõuseb. Nii, aga ma vaatan siin vahepeal siis chati küsimusi. On küsitud, et kui pakendi jäätmete hulgas on mittesobivad jäätmed, mida ringlusse ei saa suunata, et see on nüüd see pakendijäätmete võõrise teema. Ja pakendijäätmetes on lubatud siis see võõrise protsent kuni 5%, kui on võõriseid rohkem. Kui 5% siis omavalitsus peab selle hüvitama ja ka see võõris, mis sealt välja sorditakse, siis on sortimisjääk. Et nüüd sõltub, et kas ta läheb siis ladestusse, siis kehtib seal 60 eurot tonn ja kui läheb põletusse, siis on 40 eurot tonn selle käitluskulu. Nii. Siis Sven kirjutab, et SEI asjatundjad nimetavad sortimisjäägiks segaolmejäätmeid ehk prügi, mida ei ole võimalik peale segaolmejäätmete järelsorteerimist käsitleda liigiti kogutavate jäätmetena ehk tõeline prügi. No, siin on hästi oluline terminite erinevus. Segaolmejäätmed on need jäätmed, mis on kogutud segaolmejäätmetena ja mille seast ei ole midagi välja sorditud. Kui on juba hakatud sortima, siis nad enam ei ole segaolmejäätmed. Et see on see oluline vahe. Segaolmejäätmed on need, mida me paneme segaolmejäätmete mahutisse. Ja jah, siin on ka nimetatud mingid hügieenitooted, aluspesud ja nii edasi, et jah, et mõned jäätmed ongi sellised, mida me ei kogugi liigiti, mida ei ole mõistlik liigiti koguda ja need ongi segaolmejäätmed ja need lähevadki siis ringlusest välja, kas siis ladestamise teel või põletamise teel. Nii, siis on siin üks kommentaar, et Keskkonnateenused on teinud hinnatõusu taotluse ja toonud välja, et köögi sööklajäätmete käitlemisel tekib umbes 21% võõriseid, mis tuleb suunata edasise käitlemisele ja ütleb, et hind saastetasu tõttu siis tõuseb 60 euro võrra tonni kohta. Et jah, see biojäätmete see 21% see võõrist, eks ju, on siis kindlasti sortimisjääk ja sellele ei kehti 60 eurot tonn, kui ta läheb põletusse, vaid 40 eurot tonn. Ja nüüd see 21%, et selle puhul, kui ma vaatasin seda üleriigilist sortimisuuringut, siis seal, kui ma õigesti mäletan, oli see Eesti keskmine võõrise protsent 19% biojäätmete hulgas, et siis on, tasub ka jällegi järgi küsida, et kust on võetud 21%. Et seda siis peaks tõendama, et teie omavalitsuses on see 21%. Nii, ja siis küsimus riigi jäätmekava. Sest on toodud siin üks lõik jäätmete ladestamise kasvu üheks põhjuseks võib pidada. Nii, ja mõlemad jäätmevedajad professionaalsete ettevõtjatena peavad olema teadlikud sellest ja arvestama pakkumise koostamisel valdkonda puudutavate riigi eesmärkidega. Siin on ilmselt mõeldud seda, et mis hetkest siis jäätmevedaja või pakkuja pidi olema teadlik sellest, et tasud tõusevad. Siin mina viitaksin ikkagi sellele infole, mille me saime Rahandusministeeriumist loomulikult ehk siis 19. mai 2025, et siis on nagu juba
kindel, kui Vabariigi Valitsus esitab eelnõu Riigikogule, et siis on juba kindel, või noh, nii kindel, kui on võimalik, eks ju, Riigikogus võib ka igasuguseid muudatusi ette tulla, aga ikkagi suhteliselt kindel see, et saastetasusid hakatakse tõstma. Et see, kui on mingisugune info selle kohta jäätmekavas, ei pruugi olla piisav siis kindlus tasude tõstmise kohta ja iseenesest jäätmevedajad, jäätmekäitlejad on meil ju olnud kaasas alates jäätmereformi selle väljatöötamiskavatsuse koostamise, avaldamise hetkest alates, mis toimus 2023. aasta oktoobris. Et tegelikult juba oluliselt kauem on olnud see teada, aga kindlasti need summad ei olnud sellel hetkel veel kindlad, nii et tegelikult keegi oma pakkumistesse neid sellel hetkel veel sisse arvestada ei saanud. Nii, siis vaatan edasi kommentaare. Kui keegi tahab vahepeal sõna võtta, siis muidugi võib seda teha, mikrofoni lahti teha ja sõna võtta, arvamust avaldada. Aga vaatan edasi kommentaare. Kas olukorras, kus erinevate jäätmeliikide teenustasud tõusevad rohkem kui 10%? Ning hinnatõus tuleneb saastetasu suurenemisest, on lubatud ületada jäätmehoolduse sätestatud 10% teenustasu tõusu piirmäära. Et jällegi, kui kohalik omavalitsus on oma jäätmehoolduse eeskirjas öelnud, et teenustasud ei saa tõusta rohkem kui 10%, siis see on volikogu poolt kehtestatud õigusakt. Ja mina ei näe, et valitsusel oleks õigus nõustuda ja minna vastuollu volikogu poolt kehtestatud õigusaktiga. Et mina ei näe seda võimalust. Nii, siis järgmine küsimus, et kui praegu kehtivatele jäätmeveolepingutele on riigiagenti seaduses piirang kuni 50% lepingu algsest maksumusest, saastetasu tõus on circa 3-kordne. Kas on info, kui suure osa moodustab ladestustasu jäätmeveo hinnas ja kui suur on protsendiline mõju praegustele jäätmeveolepingutele lepingute jäätmeveo hinnale saastetasu tõusul? Vaat siin on nüüd oluline see, et kui suur on jäätmete siis erikaal või mahukaal. Et meie oleme teinud oma arvutused mahukaaluga segaolmejäätmete puhul oli vist 0,067 tonni kuupmeeter. Ja sellisel juhul näiteks hinnatõus 240 liitrise segaolmejäätmete konteineri puhul oli 96 senti. Et kui teil on teada see mahukaal, siis on võimalik välja arvutada, kui palju siis oleks see hinnatõus, et kui palju konteinerjäätmeid sisaldab kaalu järgi ja järelikult, kui suur on tema puhul hinnatõus. Nii, siis kas võiks lühikese ülevaate anda ka sellest, kuidas KOV hakkab kompenseerima 5% ületavat võõrist pakendiorganisatsioonidele? Ilmselgelt sellist määra saavutada ei õnnestu, eriti kui jääb avalik pakendikonteiner alles. No see, kuidas hakatakse kompenseerima, on minul täna seda ülevaadet ei ole võimalik anda, sellepärast et meil ei ole infot, kuidas omavalitsused on otsustanud seda teha. Juhul, kui omavalitsus rakendab nüüd seda alternatiivset korraldatud jäätmevedu, siis see on üks kulu, mida on võimalik siis selle KOV-i jäätmehooldustasu arvelt katta. Et kui muid võimalusi selleks ei ole, siis kindlasti soovitame seda varianti rakendada. Nüüd on siis küsimus, et KOV edastatud taotluse teenustasude tõstmiseks ei annagi võimalust sortimisjäätmetele, see tähendab 40 eurot tonn, kas nii õige? Tähendab, kas ma saan aru, et selles taotluses ei ole üldse mainitud 40 eurot tonni kohta? Et võib täpsustada seda küsimust. Mina hea meelega täpsustan, et meil on täna just tegelikult arutelus
jäätmete hinna tõus on ja me tõesti oleme Eesti keskkonnateenuste poolt saanud uue kehtima hakkavad hinnad. Need hinnad tõesti sisaldavad ainult segaolmejäätmeid, suurjäätmeid, biolagunevaid köögijäätmeid ja rõivast ja tekstiili vastuvõttu, aga seda võimalust, et ka meie piirkonnas kogutud jäätmed tegelikult sorteeritakse ja suunatakse kas piletisse või ladestisse, see kuskilt välja ei tule. Mulle kohati näib, et see siis ütleme, teenusepakkuja poolne konkreetne tõus on nagu Avamäe kirikus ja siin on isegi nagu selgitavat osa ei tule. Ja, no kindlasti, nagu ma ütlesin ka ennem, et seda ei saa olla, see ei ole lubatud, et liigiti kogutud jäätmed, olgu need siis tekstiilijäätmed, siis biojäätmed või suurjäätmed suunatakse ilma sortimata põletusse või ladestusse, et kindlasti tuleb see sortimistoiming läbi teha ja siis väheneb nende jäätmete kogus, ehk siis mitte nad kõik ei lähe siis kindlasti põletusse ega ladestusse, vaid ainult see sortimisjäägi osa, mis sealt järgi jääb. Ja oluline on siis teada saada, et kuhu nad jäätmed käitluseks lähevad. Et kas näiteks, kui nad lähevad sinna EKT Ecobio biogaasitehasesse biojäätmed, siis et minule teada olevalt seal tehases koha peal see biojäätmete nii-öelda sortimisjääk eraldatakse, need pakendid või vooderduskotid seal ja kasutatakse seal samas, siis põletatakse seal samas ära, et seda süsteemi siis temperatuuri üleval hoida. Et nad kindlasti ei lähe ladestusse ja seal kindlasti ei rakendata siis 60 eurost saastetasu. Et neid asju on oluline, need asjad on oluline endale ennem nagu selgeks teha. Aga mina küsiks veel juurde selles, et tegelikult mina võiksin selle tööliku alles üle, kui on arusaamist toimub, aga kui tegelikult selle hinna muudatus sai selgelt kohaliku omavalitsuse märtsi lõpus, aprilli alguses peab see veel täiendusi ja meil on kohe survestab kuupäev ees, kui nüüd või selgelt. Kas see on igati õige, et me lihtsalt ei jõua tegelikult kogu selles uues olukorras isegi endale tagada õigeks teha, vaid kas nõustume teha ette andnud ka, et hiljem 15. mai peab teavitama elanikkonda, kas nii on õige ja kuidas me saaksime selle vastu natuke pidurit tõmmata. Ma eeldan, et see ei ole ainult Viru-Nigula probleem, see nendavasti keskkonnateenustega, kellel on leping sai analoogselt teadmatest paljud. Oota, vabandust, ma algust hästi ei kuulnud sinu küsimuse algust, et natukene hakkis. Kas sa saaksid? Jaa, saan ikka korrata. Mul on küsimus, et kui keskkonnateenused edastasid meile info võimalikult hinnamuudatusest märtsi lõpp ja kaasnes veel uued lisateatised aprilli alguse esimeste nädalatega ja seal on juba konkreetne kohustus teavitage hinnamuudatusest oma elanikkonda hiljemalt 15. mai ja hinnad hakkavad kehtima alates 1. juuli. Lihtsalt, kas see ei ole ka see, et kogu selles uues olukorras on jäetud ikka aega liiga vähe ja meile tekitakse otsene šokk, millega me peame nõustuma. Mina olen täna meile hindade põhjal eelnõu juba teinud ja me peame hakkama seda arutama. Hetkel ma seda tänase vestluse najal enam teha ei tahaks. No siin jah, minul on nagu keeruline öelda, et eks seda te peate ise nagu hindama, et kas see aeg, mis on teile antud ja mida teie peate siis elanikele andma uute hindade teadmiseks võtmiseks, et kas see on piisav või on siis liiga hilja tuldud selle taotlusega või andmete esitamisega teie poole, et siin võib-olla mõni teine kohalik omavalitsus tahab omalt poolt seda kommenteerida. Et ma siin jah ei oska nagu täpsemalt ise hinnata, et ütleme niimoodi, et me ise oleme hinnanud, et inimestel peab olema selgus ja ette teada, mis on jäätmeveo hinnad. Ütleme, mõistliku aja jooksul peaks olema neile ette teatatud ka muudatused ja see mõistlik aeg on siis hinnanguliselt kuskil 3 kuud.
et inimene saaks vajadusel teha mingisuguseid muudatusi oma siis konteinerites, veosagedustes. No selle 3 kuud ta ju veabki enam-vähem välja, aga kui ma täna räägingi, et ma ei näe selle pakkumist sortimisjäätmeid, tegelikult ma tean, et ka antud piirkonnas on järgmiseks instantsiks, kuhu tegelikult Eesti Keskkonnateenused on lepingupartnerid Lääne-Virumaa jäätmekeskusele ja ma tean, et Lääne-Virumaa jäätmekeskuses toimub juba esmane sorteerimine tegelikult ja valdavalt läheb seal edasi kõik põletusse. See, mis esmasorteeri on läbinud ja edasi läheb see põletusse. Minu jaoks ongi küsimus, miks meil on siis see hinnatõus 60 eurot tonni peale, mitte 40. Ja, no aga seda saategi siis keskkonnateenustelt üle küsida, et neile vastata, ja küsida selgitusi, et miks nad on pannud sinna kirja 60 eurot tonn, kui tegelikult toimub sortimine ja selle siis põletamise puhul selle saastetasu on 40 eurot tonn, et kindlasti küsige üle. Nii, aga ma vahepeal vaatan siin chatis veel küsimusi, et on küsitud, kas on teada mõni omavalitsus, kes kavandab alternatiivset korraldatud jäätmevedu rakendada. Hetkel meile kindlalt ühtegi omavalitsust ei ole teada. On selliseid, kes plaanivad siis tulevikus, aga hetkel ütleme töös otseselt meile teadaolevalt ei ole. Ja küsimus, kuidas määratakse hankes mahu kaal, kas see tähendab ju, et konteiner peab olema teatud mahutavusega, kas mitte ei tekita vaidluse küsimust, et me ei tühjenda, kuna see ei ole piisavalt täis. Tähendab, mahu kaal on jäätmete keskmine kaal siis kuupmeetris ja see ongi väga erinev erinevates kohalikes omavalitsustes, kui see ei tähenda, et konteiner peab olema täis, et ta on täis konteineri kaal, eks ju. Võib olla ka nii, et selles omavalitsuses, selles piirkonnas pooled konteinerid on tühjad, inimesed millegipärast kasutavad oma suuri konteinereid, kuigi need ei ole täis. Ja siis on ka see mahu kaal ju oluliselt väiksem, et teenustasu ju kehtib meil Eestis täna veel mahu järgi, et konteineri suuruse järgi ja siis jäätmevedaja saabki teada anda, et mis on see keskmine, kui on ära tühjendatud näiteks 100-240 liitrist konteinerit, siis mis on selle sisu keskmine kaal ja see jagatakse siis selle 100 korda 240 liitrit, eks ju, selle koguse peale, et nii saadakse see keskmine mahu kaal. Et siin juures ei ole oluline, et konteiner peab täis olema. Ja nad ei olegi täis, et me ei saagi seda üldse nagu, see ei ole üldse oluline. Nii, küsimus, kas taaskasutusorganisatsioonid peavad ülevallalise pakendijäätmete tekkekohal kogumisega nõustuma, kui vald seda vajalikuks peab või saavad nad seda seada selleks mingeid tingimusi? Näiteks arvestada kilometraaži mõistlikku kulu. Kui kohalik omavalitsus tahab, on hajaasustusega kohalik omavalitsus ja ta tahab, et toimuks pakendijäätmete tekkekohalt kogumine kogu omavalitsuses, siis ta saab seda niimoodi otsustada, tal on õigus seda otsustada, aga see peab olema põhjendatud ja see põhjendus võiks tulla välja juba jäätmekavast. Lihtsalt alati on taaskasutusorganisatsioonidel ka võimalus ju vaidlustada, pöörduda kohtusse, mis iganes asja puhul nad leiavad, et tekitab neile ülemäärast kulu ja on põhjendamatu. Et sellepärast soovitame jäätmekavas juba, seal peab olema eraldi peatükk pakendijäätmete kogumise ja taaskasutusorganisatsioonidele üleandmise kohta, et seal juba põhjalikult analüüsida seda, et näiteks et selleks, et kohalik omavalitsus saavutaks oma liigiti kogumise sihtarvu mingil kindlal aastal, tuleb üle minna pakendijäätmete tekkekohalt kogumisele. Et see tuleb lihtsalt ära põhjendada. Aga kohalikul omavalitsusel on õigus otsustada, et me ka hajaasustuses kogume tekkekohalt. Nii, siis on küsitud, et millises õigusaktis on märgitud see 40 eurot tonni kohta. Nii, see on keskkonnatasude seadus.
keskkonnatasude seadus ja paragrahv oli äkki paragrahv 20 ja seal tuleb nüüd vaadata, võtan endal kohe lahti. Kehtivas versioonis, eks ole, seda ei ole, sest et see tasu veel ei kehti, et siis nüüd järgmine versioon, järgmine redaktsioon. Et kui te võtate Riigi Teatajast selle keskkonnatasude seaduse, siis järgmine kehtima hakkav redaktsioon ja kohe ma ütlen, mis paragrahv see oli. Nii, saastetasude määrad, paragrahv 21 on saastetasude määrad siis jäätmete kõrvaldamisel. Ja hetk. Mul on siin mingi jama, aga kohe. Nii. Paragrahv 20 prim, saastetasu määrad jäätmete energiakasutusel ja paragrahv 21 on siis saastetasu määrad jäätmete kõrvaldamisel. Et sealt siis saate vaadata neid tasusid, mis hakkavad kehtima 1. juulist. Nii, vaatan veel korraks chati, aga põhimõtteliselt meil ka Keskkonnaamet soovis sõna siin, et kas kellelgi on veel selle alternatiivse korraldatud jäätmeveo teenustasu või siis nende saastetasude mõju kohta küsimusi? Et kui rohkem küsimusi ei ole, siis ma annaksin sõna Keskkonnaametile ja tänan teid kuulamast ja tänan teid küsimusi küsimast ja arutlemast. Tere ka minu poolt või Mari, sa tahad enne veel midagi öelda, kui ma alustan? Ja ei, võta kohe üle. Ma panen ekraani ka ja siis hakkame. Nii. Loodan, et on näha. Ja, on hästi. Väga hea. Nii, vahetame siis nüüd teemat. Ma loodan, et kõik veel jaksavad kuulata, et ma olen planeerinud kiirelt 15 minutit korrata üle korduskasutatavate anumate ja söögiristade kasutamise nõuded avalikel üritustel, rääkida Keskkonnaameti järelevalvest ja siis koostööst kohalike omavalitsustega. Et kuna ürituste hooaeg on põhimõtteliselt juba pihta hakanud ja läheb suvel täistuuridel käima, et siis on asjakohane nõuded üle korrata. Mina olen Kaidi Kattai ja keskkonnakasutuse järelevalve osakonna peainspektor ja kehtivad nõuded. Iseenesest on meil pakendiseaduses üks säte, mis ütleb siis, et avalikel üritustel on lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu, mis iseenesest tundub üsna selge ja lühike nõue, aga praktikas on siis palju väljakutseid. Ma olen siia lahti kirjutanud ka siis veel täiendavad mõisted, et mis on korduskasutus. Eelkõige see tähendab seda, et tooteid, mis siis ei ole veel jäätmeks muutunud, kasutatakse uuesti nende esialgsel otstarbel, mis siis tähendab ka seda, et peab olema süsteem, kuidas see korduskasutus on tagatud. Avaliku ürituse mõiste on siis kirja pandud korrakaitseseaduses. See tähendab avalikus kohas toimuvat ja avalikkusele avatud lõbustusüritust, võistlust, etendust, kaubandusüritust või muud selle sarnast. Mõned näited ka, et näiteks kontserdid, laadad, etendused, spordivõistlused, kodukohvikute päevad ja mõned näited, mis siis selle mõiste, avaliku ürituse mõiste alla ei kuulu. Jumalateenistused, kinnised ettevõtte suvepäevad ja ka toidukauplustes toimuvad toiduainete degustatsioonid.
Ja millised nõud on korduskasutatavad anumad. Oluline on siin, et need oleks nii-öelda kujuhoidvad, näiteks taldrikud, kausid, topsid, pokaalid siis jookide jaoks, et salvrätikud, pabertaskud ei ole kujuhoidvad ja need siis ei pea olema korduskasutatavad. Ja söögiriistadeks siis noed, kahvlid, lussikad ja söögipulgad. Siit jäävad siis välja hambatikud, joogikõrred või segamispulgad. Siia ma tõin välja 2 olulist tegevust avalike ürituste ja korduskasutatavate nõude kohustuse osas, et üks osa on teavitustegevus, ennetav ja teine on järelevalve osa ja mida Keskkonnaamet siis on teinud ja ka teeb, et teavituse osas oleme koostanud märgukirjasid nõuete selgitamisega suurematele ürituste korraldajatele, ka kohalikele omavalitsustele eelmisel aasta kevadel sai edastatud kiri. Iga kontrolli eelselt me suhtleme ürituse korraldajatega ka läbi, et kuidas nad on korduskasutatavate nõude kasutamise üritusel taganud. Oleme avaldanud pressiteateid ja see on ka plaanis sellel kevadel. Lisaks, kuna Keskkonnaamet kooskõlastab ürituste toimumist looduskaitsealadel, et siis selle kooskõlastuse protsessis on meil ka toimub tähelepanu juhtimine korduskasutatavate nõude kasutamise kohustusele. Ja järelevalvet teeb Keskkonnaamet siis pakendiseadusest tulenevate nõuete täitmise üle, et sealhulgas ka siis avalikel üritustel. Kohaliku omavalitsuse roll, teavitust samamoodi väga oluline osa, et juba ka, kui kohalik omavalitsus avalikku üritust kooskõlastab või selle loamenetluse käigus, siis oleks asjakohane juba nendele nõuetele tähelepanu juhtida ka kodulehel info hoidmine asjakohasena ja uuendada ja kuna kohalikud omavalitsused ka ise korraldavad palju üritusi, et siis oma üritustel olla eeskujuks ja täita kehtivaid nõudeid. Ja järelevalve siis on ka pakendiseadusest kohustus teha nõuete täitmise üle järelevalvet, et ma olen siin eraldi välja toonud, et mis siis kohalikule omavalitsustele on ette nähtud ja loomulikult ka siis oma eeskirjade täitmise üle järelevalve oma territooriumil. Lühidalt meie eelmise aasta järelevalvest seoses avalike üritustega, et lisaks siis teavitusele, millest ma juba rääkisin ka, et kontrollisime üle Eesti 20 erinevat avalikku üritust. Hästi eriilmelised üritused valisime, laadad, festivalid, kontserdid, sellised suuremad suvepeod ja spordiüritusi ka. Tulemustest pilt ürituste lõikes on väga erinev, et olenevalt siis ka piirkonnast ja ürituse mastaabist endiselt esines ka ühekordsete nõude söögiriistade kasutamist ja siis nii-öelda näilist korduskasutust, et justkui olid kasutusel korduskasutuseks ette nähtud anumad ja söögiriistad, aga tekkis kahtlus, et kas neid uuesti kasutatakse, sest et igal üritusel toimus siis nii-öelda uute pakendite avamine ja uute nõude kasutuselevõtt, et mis otseselt ei ole küll keelatud, aga see tekitab kohe kahtlus, et kas neid ka uuesti kasutatakse. Kommunikatsiooni osas oli probleeme, üks osa siis, et tagastuskohad ebaselgelt märgistatud
et tarbijale oleks võimalikult lihtne ja mugav neid tagastada, et siis see on väga oluline, et see teavitus oleks nähtav ja selge. Ja alustasime ka 3 väärteomenetlust korduskasutatavate anumate mittekasutamise osas avalikel üritustel. Et kuna meie eelmise aasta järelevalve oli eelkõige suunatud teavitamisele ja selgitamisele ja üsna palju üritusi me kontrollisime ürituse eelnevalt, et siis kas vahetult enne ürituse algust, et kui toidu serveerimist veel toitlustajad ei olnud jõudnud teha, et isegi kui me seal tuvastasime ühekordseid nõusid, et siis andsime korraldused neid mitte kasutada ja selles osas me menetlusi ei alustanud. Sellel aasta plaanidest ka lühidalt. Jätkame sarnaselt eelmise aastaga, et teavitusele pöörame tähelepanu ja samamoodi oleme valinud 20 avalikku üritust, kus me siis teeme ka kohapealset kontrolli. Päris lõplikult meil see valik veel paigas ei ole, aga keskendume eelkõige sellistele üritustele, suurematele laatadele, kus on palju erinevaid toitlustajaid. Ei ole valitud ühte teenuspakkujat, kes seda korduskasutatavaid nõusid pakub ja seda pesu pärast teeb, et vaid igal toitlustajal on oma süsteem, et kogub ise kokku ja siis teeb ise pesu. Et eelmise aasta näitel, et sellistel üritustel oli nii segadust kui ka küsitavusi kõige rohkem. Et kontrolli me alustame kirjaga ürituse korraldajale, et uurida juba eelnevalt, et kas ja kuidas on korduskasutus tagatud. Suhtleme eelnevalt ka siis vastava kohaliku omavalitsusega, et võite siis oodata inspektoritelt kirju, telefonikõnesid, et uurida ka, kuidas kohalik omavalitsus omalt poolt on seni selle teemaga tegelenud, et ja kohapealne kontroll ka, kuhu siis pakume võimalust ka kohaliku omavalitsuse esindajal kaasa tulla, et ükskõik, kas on siis keskkonnaspetsialist või keegi teine inimene, kes teemaga tegeleb, et koos see kontroll läbi viia. Ja sõltuvalt siis ürituse iseloomust ja ka sellest kohapealse kontrolli tulemusest, et on variant, et kontrollime sama üritust ka teisel päeval, kui on mitmepäevane üritus, või siis pesuliini kontroll, et kuskil need toitlustajad peavad need nõud ju puhtaks pesema, et siis vaatame seda. Ja eelmise aasta kontrollidest jäid silma teatud toitlustajad, kes siis pakkusid serveerisid toitu mitmel erineval üritusel ja just nende nõude osas olid kahtlused, kas neid korduvalt kasutatakse, et siis need toitlustajad on meil sellel aastal ka suurema tähelepanu all ja vajadusel siis teeme koostööd inspektorite vahel üle Eesti, et veenduda nii hästi kui võimalik, et ka neid nõusid, mida nad kasutavad, uuesti kasutatakse. Ja ma olen siia lõppu toonud ühe viite keskkonnahoidlike ürituste korraldamise riiklikule juhisele, mida Kliimaministeerium on tegelikult ka tutvustanud. Loodetavasti paljud teist seal infoseminaril osalesid, et just kui te ise üritusi korraldate või teie asutused korraldavad, et seal on materjale, siis kommunikatsioonimaterjali, videoklippe 3 erinevas keeles, flaiereid, et mida saab siis üritustel kasutada ja ka sellised nagu to-do listid, et kui ürituse korraldajal oleks lihtsam tal kõiki asjakohaseid nõudeid meeles pidada ja siis juba ürituse eelnevalt siis kõik vajalikud asjad läbi mõelda, et seda tasub kindlasti lugeda ja sealt infot koguda. Ja sellega
minu poolt kõik, et ma loodan, et korduskasutusnõude kasutamine avalikel üritustel on ka kohalike omavalitsuste jaoks oluline teema, et väljakutseid on palju ja selles osas meie peame koostööd omavalitsustega oluliseks, et üritada koos süsteemi paremaks saada, et ka tarbijani jõuaks see nii-öelda mõtteviisi muutus, et pikk tee on veel minna, aga algus on tehtud. Ja kui kellelgi on küsimusi, ma ei tea, kas meil praegu veel on aega, aga mul on siin pandud enda meiliaadress, et võite julgelt kirjutada ja ühendust võtta. Ja minu poolt aitäh veel kord. Nii, ma ei tea, kes tahab, kasutage kohe võimalust. Mina nii kaua teen paar reklaami siia vahele, et jäätmereformi teemal me kohtume uuesti umbes kuu aja pärast, et 28. mai on meil siis jäätmereformi teemal KOV-i hommik ja järjekorras järgmine KOV-i hommik on juba järgmisel nädalal, kus on siis mürateemad fookuses. Nii et oodake varsti kutset postkasti. Nii, üks küsimus tuli siia vestlusaknasse. Kas Muhu Väina regatt on avalik üritus? Ma ei ole selle üritusega nüüd kursis, et kui ta vastab avaliku ürituse nendele nõuete või kirjeldusele, et siis on, aga ma seda ei oska niimoodi kohe öelda, kuna ma ei tea sellest üritusest hetkel kahjuks midagi. Aga ma võin selle tagantjärgi vastata. Ja Helen kommenteerib, et kui kõik saavad osalema tulla, siis ta on avalik üritus. Nii. Kas on veel küsimusi selle teema kohta? Siin on võrdlus Võhandu maratoniga, et see on tõesti nii, et seal said kõik osaleda. Ja Mari, on nii, et me need slaidid lisame ka enda lehele, et siis saab hiljem neid ka järgi vaadata. Ja plaan selline, et täna me ju salvestasime, selle salvestuse ma lisan Keskkonnaameti YouTube'i kanalile, kus ongi kohalike omavalitsuste KOV-i hommikute videod ja siis ettekanded ma panen ka kodulehele üles ja ma saadan tänastele osalejatele meili peale sellise kokkuvõtte, kus need lingid on olemas. Et siis ma ei hakka teile faile saatma, et see tekitab liigset digiprügi. Nii, aga kui küsimusi ei ole, et siis võib-olla tõmbaks täna joone alla. Aitäh Katrinile ja aitäh Kaidile teema selgituste eest, esinemise eest ja kohtume juba järgmistel KOV-i hommikutel. Aitäh, kõike head! Aitäh!